Kas tead, kuidas saada enda kätte kõige lihtsam, kõige tõhusam, kõige odavam, kõige käepärasem, kõige sinu omam ravimeetod? Selleks tuleb sul tutvust teha oma kätega. Meie kõigi kätes on väga suur tervendav jõud ja kui me õpime oma keha tunnetama, oma keha kuulama, võtma enda jaoks aega, siis käed lähevad täpselt sinna kohta, mis kõige rohkem hetkel abi vajab. Ja kui sa arvad, et sinu kätel sellist võimet ei ole, siis lihtsalt proovi. Proovi nad aktiveerida ja proovi hakata tunnetama. Selleks võid hõõruda oma peopesad hästi soojaks. Tõmmata niimoodi üle sõrme otsta või siis lihtsalt sõrmi masseerides. Meie sõrmedes algavad või lõpevad pooled meie keha energiakanalitest. Ja kuna igal kanalil on olemas oma paariskanal, siis sõrmi aktiveerides saame energia liikuma panna juba kogu kehas. Ja seda ainult ongi vaja, et keha tervenema hakkaks. Siis võid neid sõrmi otsi üksteise vastu koputada. Sõrme vahed läbi pigistada. Kõik meie liigesed on nagu energiaga väravad, kus samas kipub energia kõige kergemini kinni jääma. Eriti külma ja niiske ilma mõjul. Siis on hea neid aktiveerida. Siis võid painutada peopesad niimoodi üksteisest eemale, need sõrmed jäävad kokku ja sõrmede põhiliigesed. Ja pöörata natukene neid sõrmisi ühele poole ja teisele poole. Võid sõrmi üksteisest eemale lükata, aga nii, et liigesed jäävad kokku. Lihtsalt natukene lasta venida. Siis järgmine koht, mida käte aktiveerimisel on hea teha randmed soojaks. Nüüd teha randmeringe, aga siis randme jooned niimoodi lihtsalt teise käega hõõrudes saame juba liigese soojaks. Ja kui veel natukene rohkem nende randmetega tegeleda, näiteks randmeringe, siis läheb energia veelgi paremini liikuma. Ja võime teha sellist harjutust, mille kohta Hiinas öeldakse, et see on Alzheimeri profülaktika, et painutad oma sõrmed ükshaaval rusikasse, alates väikesest sõrmest ja siis samamoodi teed jälle lahti. Jälle keerad need rusikasse ja jälle lahti. Niimoodi saavad juba natuke randmed liikuma ja ka küünarvarred liikuma, kui me kaasa aitame. Ja kes mäletab lapsepõlvest, minuealised, et tegime sellist mängu nagu pöidla ja nimetissõrme vahel. Vist kassikanga kudumiseks vist nimetati seda. Ja kes oskas seal kiiremini teha, siis see oli nagu kõvem tegija. Ühesõnaga selline hea koordinatsiooniharjutus ja ka sõrmede aktiveerimiseks hea. Samamoodi võime pöidlaga puudutada ära ka kõiki järgmisi sõrmi. Niimoodi saavad kõik sõrmed ükshaaval veel kord ära aktiveeritud. Ja teeme soojaks ka küünarnukid. Igal meie energiakanalil on olemas kaevu, allika, oja, jõe ja merepunktid. Et kui need päris sõrme otsas on siis kaevupunktid, siis suurte liigeste juures, küünaliigestel ja ka põlve piirkonnas on olemas merepunktid, mis on nagu veelgi võimsamad energia liikuma panemise kohad. Ja kui sa masseerid igapäevaselt oma sõrmed, teed natukene ringeid liigutusi kõigile liigestele,
aktiveerid kogu oma käe kuni küünarnukini, siis sa võid juba üsna pea hakata tundma, et kui sa käed paned niimoodi väikese vahega üksteise poole, siis peopesadest hakkad tunnetama teise peo energiat. Ja see ongi sinu raviv energia. Kui sa sellised soojaks tehtud käed paned koguma sellist energiapalli omavahel, siis selle palli võid asetada hiljem ükskõik kuhu, ükskõik mis koht sul abi vajab, kas kõhule, rinnale, silmadele, kõrvadele või mõnele lihtsalt haiget saanud kohale või oma südamele, et hing saaks terveks. Nii et proovi.